Gert, sellel aastal võis juhendist näha, et sina olid Karksi-Nuias siis rajameister ja väga palju siin ka toimetasid. Tahad sa avaldada, mis on selle siis nii-öelda tagamõte? Ei, pole mingit tagamõtet. Eks on leitud üks siuke loll aktivist siia punti, jah? No millega te siis enne võistlusi siin toimetasite? No me panime raja teisipidi käima nii, nagu ta oli kunagi ja stardi ehitasime teise koha peale. Esmaspäeval hakkame uuesti veel ehitama mingeid asju. Et jah, mingid tagamõtted on, sa oled kuulnud? Olen tõesti kuulnud, aga ma korra lähen sinna stardi juurde tagasi. Ilmselt mulle võib-olla korvi- ja koodisõitjad ei annaks andeks, kui ma ei küsi, miks sa neile sellise stardi tegid? Nagu nii hea või? Et see oleks ohutu. Ühtegi suurt matsu ei olnud, et sellepärast. Ja muidugi tegelikult nagu rohkem sellepärast, et rahval oleks start näha. Stardikurv ja stardist minekud ja kõik asjad, et ennem ta oli liiga metsa all. Ei olnud tõesti, kõik sujus väga hästi. Aga jah, meieni jõudsid sellised kuulujutud, et siin tahetakse siis järgmisel aastal korraldada siis korvide MM-etappi. Vastab see tõele? Jaa, vastab küll. 100% ma ei ütle, et me seda teeme. Aga läbirääkimised käivad ja promootor on selle poolt, et me seda teeks. Mida selleks võib-olla veel vaja on, et see tõesti järgmine aasta saaks toimuda? Raha. Kindlasti raha, aga mida veel? Mul ülejäänud asjad on kõik olemas, et raha oleks ikkagi vaja. Nii et sponsorid, kes on valmis toetama, siis toome selle MM-etapi tagasi Eestisse. Ja, eks kindlasti on meil riigi abi vaja. Praegu moes vaata see ikkagi, et valimised on tulemas. Aga tõsiselt öeldes, siis ikkagi meil on ikkagi raha vaja leida ja kui me kuskilt projektist seda suudame natukene ka saada, siis me teeme. Selge, igal juhul me soovime palju edu ja loodame, et siis järgmine aasta toimub korvide MM-etapp siin Karksi-Nuias. Ja, ma ka loodan.